Ja täna ma olen siis külas Kadi-Mari Vooglaid. Kuidas sa iseennast tutvustad, et kui sind küsitakse, et kes sa oled praegult, siis See on alati kõige raskem küsimus mu jaoks. Ma olen olnud igasuguseid asju ja praegu vist põhiliselt ema. Ja olen nii-öelda suures muutumises. See on veel pooleli. Ei tea, kes must täpselt hakkab saama, aga selgumisel. limlikaks või? Oleks tore. See nagu kohtumise ise, miks soovitas nagu sinu poole pöörduda, et kui proovida niimoodi vaadata ajalugu, siis mõned aastad tagasi sa tegelesid päris aktiivselt Citizen OS-i projekti juhtimisega. Et kas see oli sinu jaoks õigemini, ma küsin uuesti, et ma vaatasin, et sinu selline õpingud olid juba sellistel teemadel, mis puudutasid või mis läksid kokku selle Citizen OS-i asjaga. Et kust või millal sinu selline huvi, ma ei tea, kas ma ütlen, et demokraatia või selle valdkonna vastu nagu sündis? Et kui sa oskad mõelda, et kas see oli juba lapsepõlves või? Jaa, projektijuht Citizen OS-is oli muidugi, on vist endiselt Margo Loor, aga ma olin seal, ütleme siis teadur või midagi sellist. Et Margo soovis, et arendusel võetakse arvesse nii palju kui võimalik siis maailma parimaid praktikaid ja ka vastavad siis, et see oleks teaduspõhine. Ja mina siis hoolitsesin selle eest, et seda infot kokku koguda, sünteesida, siis kuidagi nagu siduda selle tööga seal. Ja tollal ma tõesti õppisin doktorantuuris avalikku haldust, kus minu doktoritöö teemaks oligi siis e-demokraatia avalikus halduses. Ja osalesin ühes suures üle-euroopalises uurimisprojektis, kus siis uuriti neid asju 10 erinevas Euroopa riigis ja mina viisin läbi Eesti juhtumiuuringu rahvaalgatusveebist. Ja too hetk see tõesti huvitas mind väga ja see huvi kindlasti mitte sünnist saadik ei saatnud mind. Et see huvi tekkis niimoodi tasapisi pärast mu magistriõpingute lõppu alles. Magister on hoopis teisel teemal ja bakalaureus on 3. teemal. Ja demokraatia ja poliitika huvi tekkis üsna nagu hilja. Et minu suguvõsa on alati hästi poliitiliselt aktiivne olnud ja kuni teatud vanuseni ma pigem hoidusin sellest nagu kauge kaarega mööda, aga aasta 2016 maailmapoliitikas nagu jõudis mulle kuidagi niimoodi kohale, et ma sukeldusin sellesse pea ees lihtsalt, et aru saada, et mis toimub. Ja see on mul selline nagu muster olnud terve elu, et ma ühel hetkel avastan, et ma ei tea ühest teemast, mingist konkreetsest olulisest teemast mitte midagi ja siis ma võtan eesmärgiks teada sellest kõik. Et ma nagu sukeldun ja süvenen nii kaua, kuni mulle saab selgeks kõik, mis sellega seondub. Ja siis poliitika oli üks nendest teemadest, mille puhul ma siis ühel hetkel nagu suure šokiga avastasin, et ma ei tea mitte midagi sellest ja sellest sõltub kogu maailma toimimine. Ja siis ma sukeldusin ja jõudsin siis lõpuks ka doktorantuuri välja. Aga pikk see õpinguprotsess oli? 2016 sa avastasid doktorantuuri, sa jõudsid siis? 2017 äkki. Nii kiiresti aastaga õppisid kõik ära doktorantuuri otsa. Jah. Mulle väga meeldib lugeda. Ma loen niimoodi 2 raamatut nädalas umbes, et siis sai nagu kiirelt selgeks üht-teist ja see oli üle ajastu enne AI-d on ju,
Pidi ise lugema. Pidi teid, ma endiselt loen ise. AI annab mulle raamatu soovitusi. Aga ja selleks hetkeks oli ka päris pikka aega kestnud see, et ma olin ise täiesti vastu tahtmist nagu tõmmatud poliitilistesse vestlustesse. Olles Vooglaid, siis on alati suur trigger inimeste jaoks ja kas siis nagu heas või halvas mõttes, aga mingiks hetkeks mul oli juba nagu üsna siiber sellest, et ma pean kellegi teise nagu vaateid selgitama inimestele ja et ma pean kuidagi üldse sellega seotud olema. Aga siis ma sain aru, et mul ei ole sellest nagu pääsu, et ma siis karmake. Et ma pigem siis teen selgeks, millesse ma ise usun ja siis väljendan seda, kui inimesed küsivad. Et see oli osa sellest motivatsioonist. Aga sa mainisid alguses, et sa üritasid pikka aega sellest nagu eemale hoiduda, et see oligi nagu selline teenageride selline, ma ei tee, mis mu vanemad teevad või mis mu suguvõsa teeb või see oli pigem, oligi see teadlik otsus, et ma ei taha olla kuidagi identifitseeritav läbi selle, mis minu teised sugulased teevad. Ei? Ma olin küll kohutav rebel, aga mitte vist otseselt niimoodi. Et pigem mind lihtsalt huvitasid hoopis teised teemad. Ma õppisin lavakas kunagi ja olin väga siuke boheem ja kunsti inimene. Et mind lihtsalt üldse ei huvitanud see poliitika ja muu selline. Et huvitaval kombel lavakas oli üks põhjus, miks see mind mingi hetk hakkas natuke huvitama, kas mu kursusjuhendaja Tiit Ojasoo oli ise väga poliitiliselt meelestatud inimene, on siiamaani. Ja läbi tema lavastuste ma esimest korda võib-olla hakkasin üldse mõtlema mingite asjade peale. Et miks nii, miks maailm on nii. Ja ka see oli siis osa sellest, mis mind lõpuks nagu sinna suunas. See on huvitav, sa kuidagi mainisid seda. Ma tunnen, et ma arvan või isegi olen kindel, et mingi hetk ma sain aru sellest või tunnetasin ka, et minu noorus pole mind ka nagu poliitika mitte kunagi, ma ei ütleks isegi, et mind praegu üldse huvitab, et pigem tekib selline tunne, et ma ei mäleta, kes see tark inimene, kes seda ütles, et kui sina ei tegele poliitikaga, siis mingi hetk hakkab poliitika tegelema sinuga. Ja mulle mingi hetk hakkas õudselt kuidagi kraapima see, et kuidas me elame, mida me elame ja mis otsused nagu vastu võetakse, nad on väga kaudselt, kui üldse seotud sellega, mida mina pean võib-olla õigeks või mis on minu nagu väärtushinnang või mis iganes. Ja see oli see koht, kus ma üldse hakkasin kuidagi ma olen nõus ka see, et mingisugused 2016 ja natuke läks see maailm nagu, või mitte natuke selliseks väga keevaks mingis mõttes. Aga ma ka tunnetan seda, et me ei tahaks nagu sellega tegeleda, aga ma tunnen, et kui kõik on sellisel seisukohal, nagu mina olen olnud enamus minu elust, et see pole minu asi, siis mingi hetk need inimesed, kes viitsivad sellega tegeleda, nad hakkavad kuidagi juhtima mind vastu minu soove. Et see tundus mulle selline väga... Kui kaua selle Citizen OS-i teadustöö sinu jaoks kestis? Või teaduritöö, kuidas seda sõnastada? Ma nii täpselt ei mäletagi enam, aga 2-3 aastat vist umbes. Aga sa liitusid nagu päris alguses või kuskil keskel, et kuidas see protsess sinu jaoks välja nägi? Nüüdseks nad on juba päris kaua tegutsenud, et võib-olla siis suures pildis nagu pigem alguse poole, aga nad olid ikkagi olnud juba tegevad paar aastat vähemalt minu meelest. Okay. Et ma olin küll vist esimene mitteprogrammeerija, kes nagu sinna kaasati.
sinna projekti. Otsustati, et tuleb midagi mõelda ka, mitte ainult progeda. Jah, või midagi sellist võib-olla. Jah. Kas, mis see kõige eredam mälestus algusest võib-olla on? Et ma ei tea, kas mingi teema või küsimus, mis püstitus, millega sina isiklikult pidid tegema? Neid oli nii palju, aga ma ei oskagi öelda. Kõik oli huvitav, millega ma too hetk seal tegelesin. Et käisin üksjagu igasugustel konverentsidel ja õppimas ja uudistamas, mida nagu mujal tehakse, igasuguseid väga huvitavaid eksperimente on maailmas tegelikult sellega nagu tehtud. Ma üritasin meenutada enne siia tulekut, et kas mul on mõni konkreetne ka nagu meeles, aga ainult niimoodi väga ebamääraselt, et nii palju on minu isiklikus elus vett merre voolanud vahepeal, et nagu detailid lähevad meelest ära. Aga selline üldine tendents kippus ikka olema ka mujal maailmas see, et on selline ajutine eksperimenteerimise tuhin, tehakse midagi huvitavat ja ägedat ära ja siis see mingil põhjusel hääbub. Et sellist asja on nagu palju. Ja see oli üks minu nagu isiklikest uurimishuvidest, et miks see juhtub. Ja selle üle-euroopalise uurimisprojektiga ka see oli üks nagu asju, mida siis nagu vaadati, et miks need asjad püsima ei jää. Ja seal põhjuseid on mitmeid, aga ja ka osaliselt seotud sellega, miks ma enam ise selle teemaga nii väga ei tegele. et mingil tasandil see on sama, mis nagu kõikide suurte süsteemide puhul, et see, mida suurem on süsteem, nii-öelda legacy system, seda nagu võimatum on seda kuidagi nagu inkrementaalselt muuta. Et ka maailma ajaloos on nõnda, et mingid sellised põhimõttelised muudatused on tekkinud ikkagi nagu veretöö tulemusena. et kas ka nagu osa sellest, mis tänapäeval tundub evolutsiooniline olevat olnud, tegelikult on mingitel etappidel hõlmanud endast vägivalda. Ja see nüüd läheb väga abstraktseks juba, aga ma ei võtnud seda ise üldse nagu nii traagiliselt, et ma kuidagi ei löönud demokraatiale käega. Ma isegi kuidagi leidsin mingisuguse uue usu sellesse süsteemi, mis meil juba on olemas. Et ma sain aru, et kõik sõltub sellest, mida sa nagu demokraatia all mõtled ise. Kuidas sa oma rolli selles süsteemis nagu mõtestad. Et selles on hästi palju kinni. Selles mõttes, et mida võib teha ühiskonnas või riigis või ei või, oleneb sellest, mida inimesed, kes nagu osalevad mingil määral, et mida nad mõistavad selle termini all. Jah, ütleme nii, et kui vaadata maailmas kõiki demokraatiaid, kõiki riike, mis toimivad demokraatlike valimiste najal, siis see ampluaa on nagu ülisuur. Et kas on võimalik rääkida nagu tähenduslikust demokraatiast, et on riike, kus see demokraatia on rohkem tähenduslik kui mujal. Ja Citizen OS-is ma töötasin palju igasuguste nagu
tehniliste küsimustega, mis kõik olid nagu huvitavad, et noh, et mis see kvoorum täpselt peab olema ja et kui neid numbreid natuke tuunida, et siis kas legitiimsus kasvab või kahaneb ja nii edasi. Ja sellega tegelevad politoloogid tänapäeval ka, suur osa nende tööst, et nad arvutavad välja, et kui ma ei tea, USA-s mingite osariikide gerrymandering, mingisugused kvoodid nagu seal countides nagu muutuksid, et siis nagu mis need numbrid näitavad, et kes siis nagu, kui suur šanss on ühel või teisel parteil võita seal ja nii edasi, et sa võid neid numbreid tuunida nagu lõputult ja erinevates demokraatlikes süsteemides ongi need numbrid on nagu erinevad ja erineva osakaaluga. Et ja need mõjutavad reaalselt seda, et kes võimul saab ja ei saa. Aga see lõppude lõpuks hakkas mulle tunduma kohutavalt ebahuvitav ja ebaoluline nagu suures pildis. Et tähenduslik demokraatia minu jaoks on see, et inimesed on informeeritud ja tajuvad ennast kodanikena ka väljaspool valimisi. Et minu jaoks palju poliitilisem on inimene, kes ei pruugi isegi käia valimas, aga ta pühendab oma elus sellele, et näiteks mingile tema jaoks olulisele teemale pühenduda, tegeleda inimeste harimisega sel teemal, osaleda erinevates protsessides oma nagu vahetus elus nõnda, et ta on aus ja väärikas ja proovib õppida, mõista, kedagi veenda ja vaikselt ajab nagu oma asja edasi. Ja selle tulemusena võib loota, et mingi väike evolutsiooniline nagu nihe mingis teemas nagu muutub ja jõuab lauale, sest et tegelikult valimistest ei sõltu võib-olla üldse nii palju, kui inimesed tajuvad või arvavad tegelikult. Et hästi palju teemasid on, mis on mitmekümne aasta pikkustesse arengukavadesse sisse kirjutatud ja millel on oma poliitiline inerts. Ja mulle hakkas tunduma ühel hetkel, et kui inimesed õpivad mõjutamas seda protsessi, on sellel palju suurem mõju tegelikult võib-olla, kui nii-öelda otsustada, et mis parteile sa nagu truu oled elu lõpuni. See on jah, ka üks minu isiklik avastus, et need otsused, mis viiakse ellu või mis ei viida ellu, on väga väheses sõltuvuses sellega, kuidas kodanikud valivad. Et minu jaoks see nagu selline disconnect, eestikeelne sõna, on väga mingis mõttes nagu raevuajav, et see, mis me iga 4 aasta tagant teeme ja korraldame, kus me osaleme võib-olla, selle mõju sellele, mida tegelikult hakatakse riigis tegema, on suhteliselt väike, et mitte öelda olematu. Et tegelikult ju, me käime valime ära, ja meil pole mitte kunagi kindlust, et mis partei nagu kellega satub kampa, mis need diilid omavahel ära teevad. Mul ei ole mitte ühtegi konkreetset poliitilist eelistust partei tasemel. Et selles mõttes ma arvan, need on kõik üks ja seesama kamp, mis töötavad samade reeglite järgi. Ja need on nagu reeglid, mis on nõus välja kujunenud mingi 100 aastate jooksul, nii et see süsteem on ja toidab iseennast ja ta jätkab sellisena, nagu ta on. Ja siis ongi inimestel selline, et mis on nagu pointi on, et hakata valima, sest et see, mis nad nagu tegelikult teevad, see ei sõltu sellest, mida me valime. Et me valime küll otsustajaid, aga meil ei ole võimalust mõjutada otsustajaid praktiliselt, mitte kuidagi. Võib-olla ma eksin. Jah, kui see oleks nii, et ühtegi võimalust ei oleks väljaspool valimisi midagi nagu mõjutada, siis oleks tõesti traagiline. Aga tegelikult need võimalused on olemas.
et need võimalused võivad ajapikku kahaneda, siis tuleb olla tähelepanelik. Aga ma arvan, et tänapäeval inimesed võib-olla ei oska hinnata seda, seda vabadust, mida tegelikult on antud. Et kui see ühel hetkel päriselt ära võetakse, küll siis nagu aru saab. Et tegelikult on palju võimalusi mõjutada ja minu enda nagu sisemine veendumus selle koha pealt on muutunud hästi kogukonnapõhiseks nüüdseks. Et sellel on ka nagu teaduslik seletus natukene olemas, et on üks number, mis mõjutab seda, kuivõrd tähenduslikud mingisugused protsessid, sotsiaalsed protsessid meie jaoks nagu on. Et 42? Ei, Dunbari number ei ole sellest kuulnud. Dunbari number 150. Et see on seotud nagu sellega, kuivõrd saavad üldse mingid sotsiaalsed suhted olla tähenduslikud inimeste jaoks. Et kui meie nii-öelda sotsiaalne sfäär ületab selle numbri, siis muutub vastutus tähtsusetuks ja tähendusetuks. Ja ka kõik protsessid muutuvad abstraktseks ja mingil tasandil nagu tähendusetuks. Et võib-olla sammu varem alustame, et kuidas seda numbrit võetakse, praegu see number ise. Jaa, ma tahtsin sinna jõuda. Et seda numbrit, see number tuleb sellest, et hakati uurima seda, kuivõrd on erinevate imetajate eesajukoore suurus nagu seotud nende siis sotsiaalsete suhetega. Ja tuleb välja, et eesajukoore suurus määrab selle, kui suurt hulka inimesi sa suudad nii-öelda trackida, meeles hoida, kes nad on, mida nad sulle võlgnevad, mis on nende omavahelised suhted, umbes teada, mis on nagu nende taust, et nad on tähenduslikud nii-öelda, tähenduslikud entiteedid sinu elus. Ja, isiksused, mitte lihtsalt. Ja et see on kõikide loomadega niimoodi, kõikide imetajatega. Ja inimeste ajukoore suurus siis arvutati välja, et mida see siis nagu võiks tähendada inimeste kontekstis ja see number siis saadi 150. Et inimeste jaoks on 150 see tähenduslik number, mida nad siis suudavad nagu kanda endas tähenduslikke suhteid. Ja nüüdseks on siis tuvastatud, et see mängib ennast välja nagu igasugustes erinevates olukordades, et näiteks kui on suuremad inimgrupid, mis loomulikult nagu kujunevad, siis kui nad ületavad selle 150 arvu, siis nad loomulikult nagu lähevad kaheks, ise nagu splitivad. Ja mingil põhjusel siis ka erinevad nagu meeskonnad suurtes ettevõtetes ei ületa kunagi seda numbrit ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. Ja põhiline põhjus sellel on see, et sellisel juhul toimib nii-öelda loomulik vastutus ja selle nagu võtmine ja andmine. Et kuna kõik tunnevad siis kõiki ja tajuvad kõiki, siis toimub selline iseeneslik nagu eneseregulatsioon, et keegi ei astu nagu, keegi ei käitu ebamoraalselt, sest et ta heidetakse lihtsalt välja grupist. Ja see nii-öelda tagab siis sellise nagu sotsiaalse harmoonia ja koostoimimise.
ja sellises grupis on võimalik jõuda ka nagu ühiste otsusteni läbi nagu reaalse arutelu ja ühise otsustamise. Ja ka Šveits näiteks, kus kohast nii-öelda otsedemokraatia idee tänapäeval siis kõige rohkem nagu viidatuna tuleb. Ka seal see algselt toimiski just sellistes väikestes kogukondades. Ja ka Eestis käraajad nii-öelda selle idee baasil, et mingis mõttes kui võtta nii-öelda algosakesena see sinu 150 inimest ja kui kõik inimesed teeksid seda ja sa kuulud selle 150 inimese seas nagu erinevatesse väiksematesse gruppidesse. Ja kui need kõik on tähenduslikud nagu infovahetuse osas ja nagu vestluste sisukuse osas ja see ei tähenda, et need 150 inimest on kõiges ühel nõul kogu aeg. Aga et seal toimub nagu selline reaalne nagu ühine õppimine, asjade mõtestamine. Et kui sa suudad inimesena seda nagu oma elus teha, et sa oled autentne ja kohal oma nendes suhetes, mis on sinu see 150, siis nii-öelda minu jaoks teoreetiliselt sealt võiks nagu võrsuda nagu laiem ühiskond, mis on legitiimsem mingis mõttes. Et kui sa delegeerid nii-öelda selle reaalse nagu arutluse, mis arutleva demokraatia juurde kuulub, mingisugusesse abstraktsesse ruumi, kus keegi tegelikult ei vastuta mitte millegi eest, et siis nagu sa ei saagi nagu midagi paremat nagu loota mingis mõttes. Et see tähendabki siis seda, et sa oma perekonnas on ju päriselt suhtled, arutad, võib-olla vaidled, mida iganes. Ja vaikselt siin inimestel midagi muutub tasapisi, inimesed arenevad. Et sa tööl päriselt räägid oma kolleegidega, mida keegi tunneb, mõtleb, arvab maailmast. Teil on mingid päris vestlused. Koolis teiste lapsevanematega on ju nii palju päris otsuseid on vaja vastu võtta kõikides nendes nagu väiksemates kogukondades. Ja kui need on autentsed ja neid võimaldatakse, et see keskustelu saabki olla tõeline, et keegi peab varjama oma poliitilisi vaateid või keegi ei ole tsenseeritud kuidagi või inimesed on emotsionaalselt intelligentsed ja suudavad ära kuulda inimese, kes arvab sinust võib-olla teistmoodi. Et siis nii-öelda komplekssete süsteemide teooria kohaselt see nagu algosakese toimimise muutmine muudab juba ka seda nii-öelda laiemat, komplekssemat kihti seal peal. Et mina olen oma energia suunanud sinna. Mul on see väga huvitav, ma ei ole seda teooriat kuulnud. Või isegi mitte niimoodi sõnastatuna. Ma olen loomulikult kuulnud ja lugenud nendest see piirid, mis igal inimesel on, kui palju sa tegelikult suudad inimestega mitu isiksust sa võid nagu mäletada puhtalt füüsilist. See on midagi huvitav küsimus, et see neurobioloogid, minu elukaaslane on neuroteadlane. Temaga me oleme sellest natuke rääkinud ja üldisemalt, et kust läheb see piir, kuidas meid nagu kasvatatakse üles, et see nature versus nurture, et loomulikult mingisugused piirid on sellel, mis meil nii-öelda toimub peas, aga kuhu sa suunad selle oma energia, et ilmselt erinevates kultuurilistes ruumides, seda oleks huvitav, aga ma muidugi ei ole õige inimene kommenteerima. Lihtsalt huvitav on see, et minu Skype'is me töötasin 10 aastat ja me tegime päris palju erinevat nagu andmeanalüüsi ja seal oli väga huvitav vaadata, kuidas erinevate asi, mis võiks olla objektiivselt mõõdetav, tegelikult on väga radikaalselt erinev olenevalt sellest, mis on see nagu kultuur. Et võib-olla, ma ei tea, Itaalias, kus on inimesed võib-olla sotsiaalsemad, stereotüüpselt, eks ju, võib-olla nende
suhtlemine on hoopis natuke teistmoodi organiseeritud, et näiteks Itaalia just mitte väga ammu ma lugesin väga huvitav või vaatasin videot dokki sellest, kuidas Itaalias toimivad need kooperatiivid, kus on siis mingis mõttes kolhoosnikud või talunikud moodustavad oma päris suured sellised ettevõtted, kellel ühisettevõtted, kes siis töötavad ühise eesmärgi nimel ja siis kuna nad on ühinenud, siis neil on loomulikult ka selline tugevam jõud rääkida kaasa kas riigipoliitikas või midagi sellist. See oli ka nagu absoluutselt minu jaoks huvitav avastus, et mõnedes kohtades on kolhoosid täiesti olemas ja nad töötavad aastaid ja aastaid ja see on päris huvitav. Aga kas sulle ei tundu, et praegune, ma olen absoluutselt nõus nagu selle mõttega võib-olla ka abstraktsemalt, et see peab sündima kuskilt nagu alt, ja siis ta läheb kuidagi üles, et on nüüd seal 150 inimest, abstraktsed grupid või kuidagi teistmoodi. Mis mulle isiklikult, mitte et ma nüüd tahaks mingist sõda tekitada, aga mingis kohas mulle tundub, et see nagu poliitiline kultuur või süsteem, kuidas iganes seda nimetada, ta töötab sellele vastu. Et mingi hetk mulle tundub või ma mõtlesin või lugesin, ma ei tea, et poliitiliste parteide mingisugused valimisloosungid, nad on natuke kunstlikult tekitatud sellisele tasemele, kus võib-olla seda ei ole vaja. Et see nagu inimeste lõhestamine võib-olla selle 150 grupi sees inimesed saaksid omavahel päris hästi läbi, mitte nõustudes, aga nad saaksid omavahel päris hästi läbi. Aga siis tuleb mängu see, et sa oled selle partei sa oled selle partei ja sealt nagu läheb see sildistamine, mis mingis mõttes ahvitakse sealt sellest avalikust ruumist. Et kas see ei ole see koht, mis nagu natuke on see probleem, et me lähme liiga nagu või lähme liiga kaasa selliste poliitiliste sildistamisega, mis tegelikult ei määra ju seda, kas inimene on hea või halb, vaid see on mingi nagu konstrueeritud lõhe, mida suures osas ei peaks võib-olla olema. Ja kahtlemata jah. Aga ma ei tea, kas sellest saab nagu süüdistada parteisid. Mingis mõttes see on sinna loogikasse sisse kirjutatud natuke. Aga kuhu maani, see on teine küsimus, et üks asi, mis siin toimub Euroopas ka üleüldiselt vist mulle tundub, on nagu poliitika amerikaniseerumine. Lihtsalt võetakse hästi palju sealt üle igasuguseid võtteid ja muid asju. Sa mõtled tehnoloogiliselt just, et kuidas? Ei, just pigem retooriliselt ja poliittehnoloogiliselt võib-olla kui üldse. Ja selliseid näiteid on väga palju igasugustest huvitavatest valdkondadest, sotsiaalpsühholoogiastki, kus pealt näha täiesti vastandlike elukogemustega, vastandlike poliitiliste vaadetega, täiesti igas mõttes nagu vastandlike inimestega on võimalik see, et kui luua neile ühine eesmärk või mingisugune turvaline keskkond, kus nad saavad üksteist päriselt tundma õppida, et siis need kunstlikud vastasseisud kipuvad nagu taanduma, muutuda ebaoluliseks. Et lihtsalt minu jaoks taandubki jälle kõik sinna, et kogukonnad on nagu katki. Et meil ei ole autentseid suhteid nagu nendes gruppides, kus me kuulume. Et kui palju me reaalselt suhtleme oma naabritega näiteks või kui palju me tegelikult suhtleme, ma ei tea, teiste lastevanematega oma lapse lasteaias või kuskil. Et me oleme hästi fragmenteerunud ja atomiseerunud ühiskond. Et see poliitiline kultuur valab õli tulla kindlasti kõvasti, aga et see ei ole ainus
põhjus või? Põhjuslikku seost, jah. Et see eeldus on seal juba ees kahjuks. Ja seda ei ole enam nagu nii lihtne nagu tagasi pöörata, et mingis mõttes selline lääne individualistlik tuumperele suunitletud ühiskonnamudel on paratamatult natukene selline. Aga kui olla sellest teadlik ja ise pingutada natuke rohkem selle nimel, et need suhted sinu nii-öelda sotsiaalsetes gruppides, kuhu sa kuulud, oleksid autentsemad. Et siis see on juba nagu, ütleme, et ilma selleta ei saa midagi muuta, et poliitikud võivad ükskõik mida teha, ma ei tea, mis nagu tiritamme ja trikke, kui nagu seda seal all ei ole, seda tahet ja soovi päriselt suhelda teiste inimestega, et siis kuulen. Meil tuli just riigi poolt see meeldetuletus. Ma oleme peale olemas. Et kõik ei ole nii päikeseline, kui tundub. Huvitav, kas nagu kultuuris või jällegi, ma ei tea, mingi evolutsioonilise psühholoogia vaatingist, et kas see, et eestlased nimetavad ennast, et meile meeldib, et me oleme täitsa oma, et nagu soomlased kedagi ka tegelikult. Mul on mitu sõpra, kes neil ongi see puhkus on see, et lähebki kuskil mökki niimoodi, et 10 kilomeetrit sinna. Kedagi pole. Et sellises, see on ju, seal ei saa ju nagu rääkida sellest, et see ei mõjuta seda, kuidas me omavahel nagu suhteid loome. See on nagu osa sellest. Või üritan nagu välja mõelda, et kas see, et me oleme sellised jahedad eestlased, natuke segab seda sõbrunemist. Mis on veider, sest et ma mäletan, minu selline esimene kultuuriline mingis mõttes nagu šokk oli. Ma olen nagu kahekeelsest perest, eks. Mul on ema venelane, isa abielus temaga Venemaal. Siis kui ma olin 2-aastane, siis nad kolisid õnneks Eestisse, mitte nad ei jäänud sinna. Et mul on seda nagu alati olnud natuke siukest kahe kultuuri vahelist olemist, aga ikkagi ma olin vist 25 või 6, midagi sellist. Esimest korda elus ma sattusin Šotimaale, siis ma olin veel hull joodik ja mäletan, kuidas meil oli mingi koolitus või mingi asi ja siis me õhtul läksime nagu baariralli või ja esimene selline baar 24, see on siis 25 aastat tagasi, päris ammu. Esimene baar, kus me läksime, mingi Šotimaal selles Edinburghis, ma muidugi absoluutselt ei mäleta, mis koht see võis olla. Me läksime sinna sisse ja ma mäletan seda nagu siirast šokki, kui baarmen on ju, kes oli ilmselgelt ka selle koha nagu omanik. Ta oli nii... Ta oli esimesest hetkest nagu sõber. Mitte sõber sellise klassikalises mõttes, vaid ta oli nagu sõbralik, avatud, ta rääkis nagu normaalses inimese keeles, ei olnud seda. Ma olen alati nagu vastu karva olnud mingisugust uhked mingid restaurad või tararara. Aga ma mäletan, et Eestis tol hetkel see baari minek oli veits... See on nagu väga selline nagu piiratud, see nagu alati oli nagu mingisugune sein kahe inimese vahel ja minu jaoks oli esimest korda, kui ma tundsin, et saab ju teistmoodi ka, see on nii lahe, et sa võid rääkida selle inimesega ükskõik millest ja nagu kõrvalt vaadates see oligi nii lahe vaade, kuidas sellised püsikunded tulid sisse ja siis need olidki, tšau, et kuidas sul läheb, et kuidas naisel läheb, et see oli elu jätkus ka seal, see ei olnud selline nagu kalk ja külm, vaid see oli selline mõnus soe ja mul on siiamaani see mälestus, kuidas seal, need seal viskid, see parim viskid, teeme sulle proovik. See oli nagu ka selline osa sellest kogemust, aga just inimsuhted olid nii natuke nagu teistmoodi. Ma ei tea, kas meie see nõuka trauma... Kas meil üldse lootust? Aga ma mõtlen ikkagi niimoodi, et kas see on mingisugune nõuka trauma, mis meid seda tegi, või see on lihtsalt
see 200, 300, 400 aastat, mis meie seda ajalugu on olnud, et kas see mõjutab meid nii palju ebausklikult suhtuma võõrastesse? Ja kindlasti kultuurikatkestused ja muu selline mõjutab tohutult igasugused generatsioonilised traumad. Aga ma arvan, et mingil sügaval tasandil see on viimased 10 000 aastat kestnud protsess, mitte ainult Eestis, aga nagu üleüldiselt kõik, mis on seotud linnastumise ja riigistumisega, et mingis mõttes see paratamatult nagu käib sellega kaasas. Selle vastu on vaja teadlikult nagu võidelda ja nagu teadvustada ja panustada, et see ei läheks nii, muidu ta lähebki nagu lähebki käest ära. Et see on, mida suuremaks ja komplekssemaks läheb ühiskond, seda rohkem on vaja teadlikult nagu tõmmata tagasi lokaalsemaks, nagu autentsemaks ja nii edasi. See on huvitav mõte, et mingis mõttes mulle tundub nagu vastupidi, et tehnoloogia nagu tulekuga ja Skype oli kindlasti minu jaoks üks nendest kohtadest, kus ma hakkasin seda nagu lahti mõtestama, on see, et ootamatult ja tänapäeval see reaalselt on niimoodi. Mulle tundub, et seda hakatakse nagu lõhkuma jälle, nagu iga asjaga kellegi huvides, aga inimkonnas ei ole tegelikult ju sellist hetke olnud, kui me jätame Adam ja Eva nagu välja mängust praegu, kus igaühel on võimalus suhelda ükskõik kellega teisest nagu maailma otsas. Et selles mõttes see maailm on nagu täiesti avatud. Ja võib-olla mina saaksin suhteliselt varakult internetti kasutama, et ma küll astusin kunagi sinna tippi sisse ja siis sinna mul need õpingud jäid, et ma hakkasin internetti nende algselt chati ruumidele, IRC oli nende nimi, kus täiesti uskumatu tundus, et mul oli mingi sõber kuskil seal Hongkongist ja ma ei olnud mitte kunagi näinud ja vanasti need chatid olidki niimoodi, et see oli ainult tekst ja sa kujutasid endale ette, et meil oli see inimene, sa ei teadnud tegelikult, kes see. Ja siis, kui esimene mingi postkaart tuli Hongkongist, kus tema see nickname oli alla, see tundus nii crazy, et nagu see inimene on päriselt olemas, et see nagu füüsiline tõestus sellest. Et selles mõttes ühest küljest ma saan aru, kust need nagu sellised kodused sellised või kogukondlikud nagu sidemed tekivad, et see nagu väga lähedane suhestumine ja üksteise nagu mõistmine. Ja teisest küljest see, et maailm on nii avatud ja sa saad vaadata ja näha, et tegelikult täpselt samasuguste muredega, täpselt samasuguste probleemidega ja täpselt samasuguste asjade üle naeravad inimesed ükskõik kus kohas. Ja ma mõtlen, et huvitav, kas need lapsed on seal see TikTok või mis iganes oma miinustega loomulikult, aga see, et lapsed päris lapsepõlvest saati tunnevad, et ükskõik kus kohas on inimesed täpselt samasugused, et kas see võib ikkagi inimesed natuke rohkem armastama üksteist panna või liiga idealistlik? Minu jaoks tekib kohe siin see aga kas need suhted on tähenduslikud ja autentsed? Et abstraktselt võib ju nii mõelda, et jah, me oleme sarnased ja meil naerame samad asjad üle ja nii. Aga üks põhjus, miks inimesed ka nagu poliitilises kontekstis ei ole võimelised üksteist nagu päriselt ära kuulama ja arutlema lihtsalt rahulikult ka siis, kui on mingis asjas nagu erinev arusaam, on see, et me oleme emotsionaalselt nagu taandarenenud mingis mõttes. Selles mõttes emotsionaalne intelligentsus on nagu kohutavalt madal ühiskonnas nagu üleüldises mõttes, sest et emotsionaalne küpsus ja ka kirjaoskus ja suutlikkus nagu taluda teatud emotsioone
jääda nendes kohale ühendusse teise inimesega ka siis, kui on nagu keeruline ja konfliktne olukord. Seda saab harjutada ainult läbi nagu tähenduslike suhete, kus inimeste vahel on emotsionaalne side, päriselt emotsionaalne side. Ja see on osaliselt põhjus ka, miks ma oma nii-öelda eriala vahetasin. Et ma näen, et mingis mõttes juurpõhjus on seal. Et me oleme emotsionaalselt nagu ebaküpsed kõik ja see loob palju kannatust maailma, palju arusaamatust ja teeb hästi palju keerulisemaks selle, et me saame rääkida mingitel teemadel, milles me ei ole ühel nõul esialgu üldse piisavalt kaua, et jõuda natuke lähemale. Et selles kontekstis on see nii-öelda avatud maailm ja see, et sa saad läbi interneti ükskõik kellega suhelda nagu väga kehv variant, sest et seda on ju nii palju näha, et inimesed, kuna neil ei ole päris inimest vastas, kellega neil ei ole päris suhet, et siis inimesed laksivad suht julmalt nagu hinnanguid. Nagu iga asjaga, vaata, sellega on, ma arvan, et sa praegu viitad natuke nagu mingi kommentaariumid ja mingi foorumid, kus ongi siukest nätaki. Et sellega ma olen nõus. Teist küljest, muidugi interneti algusajad olid päris teistmoodi, et see seltskond, kes seal oli tunduvalt piiratum. Oma tütre pealt ma näiteks tean, et tal oli päris hea selline tore kirjasõber Ühendriikides, kellega nad saatsid üksteisele mingeid asju ka. Et see meedium on ju, et kas me loomulikult niimoodi on parem. Et saab emotsioonidest aru ja kõike muud tunneb palju kergemini ära ja absoluutselt ei vaidle vastu. Teisest küljest need tehnoloogilised vidinad aitavad meil mingis kohas luua või hoida võib-olla neid sidemeid, mis muidu nagu katkeksid. Ja selle hind kas siis rahaliselt või tehniliselt on nagu väga madal. Et me saan iga hetk helistada emale, teha videokõne. Et see ei saa asendada nagu sellist suhtlemist, aga see ikkagi hoiab meid koos ja see aitab mitte nagu kaugeneda üksteisest, kui me isegi füüsiliselt oleme natuke kaugemal kui kõrval korteris. Selles mõttes. Mulle endale tundub ikkagi, et Edward Snowdeni vist üks selline väljend oli, et siuke global hive mind, kus inimestel suures plaanis tegelikult on ühtemoodi soovid. Väga lihtsustatud, nagu üliprimitiivseks aetud, aga me tahame nagu turvaliselt elada, me tahame, et keegi enne meil peksa, me tahame süüa vahepeal, õhk oleks mingi katus pea kohal ja kaaslane. Et need põhiväärtused on ju tegelikult kõigil samasugused ja me seda kuidagi ei ole võib-olla jõudnud veel sinna, et aru saada, et see, et keegi on, ma ei tea, teist värvi nahaga või elab kuskil hoopis teises kohas, et see ei muuda teda teistsuguseks inimeseks. Et ta on tegelikult täpselt samasugune. Ja kui sa räägid nagu kogukonnade asjadest, siis muidugi, et ma saan palju täpsemini aru mingisugust detailsematest asjadest, et kui me räägime, mis see, ma ei tea, ilus tänav tähendab, siis ilmselt selle 150 inimese seas on seda diskussiooni nagu lihtsam pidada kui inimesega, kus elab kuskil Mumbai slummides, et me oleme täiesti erinevad, sealt me ei saa üksteist mitte kuidagi aru. Aga võib-olla minu selline kasvav ärevus ja võib-olla ka põhjus, miks ma saaksin huvituma nendest demokraatia, otsedemokraatia ja sellest ja poliitikast on see, et tundub, et just need baasküsimused, mis kõigil on ühesugused, need jäävad tagaplaanile ja siis
ja selle tulemusena, et mingid poliitilised parteid või jõud nagu kaklevad ja sõdivad omavahel, algavad sõjad. Mitte sellepärast, et inimestel oleks hea või halb olla, vaid see on mingisugused, ma ei taha konspiratoorseks minna, aga see on need asjad, mille pärast sõditakse ja kus nagu tekivad konfliktid, need on vastuolus nende baasvajadustega, mis kõigil on ühesugused. Ja siis minu mingisugune illusioon või ideaalne selline idealistlik nagu arusaam on see, et kui inimesed proovivad üksteisest aru saada, et need baasasjad on kõigil ühesugused, siis võib-olla vähemalt on vähem seda, et kui me saaksime mõjutada seda, mille üle me tegelikult suures plaanis nagu vaidleme, siis äkki meil oleks natuke rahulikum see elu ja sireeni ei oleks kuulda. Jaa. Ma ei tea. Keegi peab veega unistama. Jaa. No mingis mõttes see on, seal on jälle üks minu jaoks üks paratamatus mängus, mida on ka politoloogid nagu sõnastanud seoses ühiskondade suuruse ja komplekssusega, et sisuliselt riigid on olemas ainult selleks, et kellelgi oleks vägivalla monopol. Ja mida suuremaks õnnestub ajada see liit, kelle katuseks on see vägivalla monopol, et a la Euroopa Liidul oma sõjavägi ja nii edasi. Yeah. Et seda suurem šanss mingis mõttes on, et selle vihmavarju all on pikemaid perioode, turvalisi perioode, aga mida suuremaks muutuvad need vägivalla monopoli omajad, seda tõenäolisemaks muutuvad nagu konfliktid nende vahel. Yeah. Et seal on kogu aeg sisse kirjutatud see üks asi. Ja mingis mõttes, kui siin rääkida utoopiatest ja muudest või düstoopiatest, et siis selle loogiline lõpplahendus, nagu kui soov on see, et kõik maailma inimesed nagu tajuksid ennast ühtse inimkonnana ja oleksid üksteise eest nagu väljas, siis selle loogika alusel peaks olema tervel planeedil Maa nagu vägivalla monopol mõne teise planeedi vastu. Et siis oleks see nagu tingimus nagu täidetud mingil tasandil. Aga meil ei ole head vastast. Meil ei ole piisavalt head vastast veel, jah, nagu globaalses mõttes. Yeah. Et see on jälle üks nendest paratamatustest, mis kaasneb lihtsalt ühiskondade suuruse ja keerukusega. Ma olen nõus. Kus mul tekib nagu vastuseis või mitte vastuseis, vaid konstruktiivne kriitika või isegi mitte kriitika, vaid lihtsalt mõte on see, et kõik need teooriad, mis nad kirjeldavad ja mis nad teevad ja mis nad räägivad, põhinevad olemasolevatel ühiskonnamudelitel. Ja nad ei siin ei ole sisse kirjutatud, seal ei ole nagu seda komponenti, et kõik inimesed saavad omavahel pealiskaudses, nõus, aga et me saame üksteisega nagu mingisuguseid sidemeid luua. Et see on see erinevus, miks mingi hetk mulle jällegi, kui me oleme tagasi utoopiatesse, et kui see on otsedemokraatia mudel, kus iga inimene nagu mõistab, et ta osaleb mitte otsustajate valimises, vaid ta osaleb otsuste langetamises ja otsuste valik, mis pakutakse, on, oletame, et see on mingi ekspertgrupp mingi konkreetsel teemal, on see seal erinevatest valdkondadest ja kaasnevatest valdkondadest, et nad pakuvad seda lahendust, nad pakuvad võimalusi, nad pakuvad hinda, iga asjaga kaasneb mingisugune ebamugavus või kuidas iganes seda nimetada.
ja noh, tänapäeva mulle tundub nendes kõikides, me nimetame neid demokraatiateks, vabad ja ma olen absoluutselt nõus ka sellega, et see on palju parem kui mõned muud mudelid, on see, et ühiskonnana me nende otsuste vastuvõtmisel me ei osale. Meil ei ole seda võimalust väljendada oma neid baassoove, oma seda nagu baas mingisugust instinktide tasemel, mis meie ellujäämise nagu vajadused on. Et need otsused, mis võetakse vastu, need lähtuvad sellise väga kitsa kihi, grupi või seltskonna nagu nägemusel, mis on õige ja mis on vale. Ja siis meil ei jää muud võimalust, kui sinna kaasa minna. Et minu see nagu mõte on, et kui me saaks osaleda otsustamise protsessis, mitte otsustajate valimises, siis see, mida sa kirjeldad, et meil peab ühine vaenlane olema, väga lihtne. Et see dünaamika peaks ju muutuma. Et kõik need teooriad, millega ma olen absoluutselt nõus, nad ei võta arvesse seda, et me tegelikult ühiskonnana nagu, me alles jõuame sinna. Me võib-olla suures osas ei tajugi seda, et laste jaoks see maailm, kus kõik saavad kõigiga suhelda ja kõik on koheselt nähtav ja kõik on koheselt heal või kujul nagu informatsiooni mõttes nagu kätte saada. Meil ei ole seda mitte kunagi olnud. Ja me siseneme sinna nagu ajastusse, kui nad natuke suuremaks kasvavad, kus kõik, mis me oleme teadnud sellest, kuidas ühiskonnad nagu toimivad, hakkab veits nagu muutuma. Võib-olla. Ma ei tea, kas nagu paremuse suunas või mitte, et selles mõttes ma ei oska nagu öelda. Aga mulle tundub, et see on radikaalne erinevus sellega, mis on olnud ükskõik millal. Ja see on võib-olla ka põhjus, miks neid otse demokraatia parteid, mis on ju üritatud teha, et rootslaste vist piraadipartei või piraadiparteid igal pool, seda digikomponenti sinna sisse tuua. Need on kõik ebaõnnestunud. Minu personaalsel subjektiivsel arvamusel enne kõike sellepärast, et ei ole seda seltskonda nii-öelda, kes võtab seda digitaalset maailmat kui lihtsalt ühte meediumi, kus inimesed saavad samamoodi omavahel suhelda. Tegelikult see on ju täpselt samasugused inimesed, täpselt samasugused sidemed, täpselt samasugused suhted ja ei kõike muud. Ta on lihtsalt näeb välja teistmoodi. Ja seal on võib-olla seda füüsilist samas ruumis olemist natuke teisel kujul. Minu sõber Jevgeni Supin, kes on nüüd tuntud produtsent, tegi kunagi ühe BFM-i dokifilmi oma lõputöö minust, kus see on nüüd 30 aastat tagasi, kus me rääkisimegi sellest, et juba siis olid inimesed, kes puhtalt sisulise suhtlemise pealt ilma selleta, et meil oleks, ma ei tea, feromonide lõhn või midagi, nad lõid suhteid ja olid mingid tuttavad, kes üks oli Peterburist, teine oli Saksamaalt, said kokku, klikkis ja nad abielust, ma midagi ei tea, kui pikaks. Et see nagu mingis mõttes mulle tundub, et me oleme kuskil alguses äkki. Ja oleme. Jaa. Rääkisin nii palju, et sa oleks võinud nagu öelda, et ma tahan ka. Ei, ma kuulasin. Ma lihtsalt, see on huvitav, sest et ma kunagi rääkisin ise täpselt samade sõnadega. Samu lauseid, mul on nagu naljakad flashbackid käivad. Jaa. Vabandust. Ma vist... Kas ma tõmbasin mingi PTSD kuskil? Jah, ma vist olen kuidagi, ma ei tea, ma ei usu, et küüniline otseselt, aga lihtsalt kuidagi palju nagu realistlikum vist enda meelest. Lihtsalt inimloomuse nagu mingite teatud paratamatuste osas ma olen nagu hästi palju leplikumaks muutunud. Ja
nagu ütleme, ma olen üsna vähe ambitsioonikas viimasel ajal et üks mõte oli küll, mis lipsas ära, aga taaskord üks paratamatus võib-olla, mis nagu seostub selle teemaga. Ja muidugi ma ütlen paratamatus ja see on okei nagu vaidlustada seda, et aga kas ikka on paratamatus, selles mõttes nagu ei pruugi üldse. Aga mulle tundub, on see, et komplekssetes ühiskondades on spetsialiseerumine paratamatu. Ja et kui tahta seda, et kõik inimesed otsustavad kõike, siis meil lihtsalt ei ole aega selle jaoks, et see oleks tähenduslik taaskord. Me võime vajutada neid nuppe terve päev läbi. Ei, olen poolt vastu. Aga kui ega see tänapäeval nagu väga palju parem ei ole, et inimene läheb valima, sa annaksid talle mingisuguse küsimustiku ette, et kas ta reaalselt teab, mida ta valib. Ta võib-olla kukub läbi selle testi. Enamus neist võib-olla. Suht kindel. Aga et ma ei usu, et otsedemokraatia seda konkreetset probleemi lahendab tegelikult. Me lihtsalt ei tea piisavalt kõikidest nendest asjadest. Meil ei ole piisavalt aega, et süveneda ja sellepärast ma ise nagu olengi, palun. Me rääkisime Mikuga sellest ja ta ütles, et Citizen OS-is tegelikult see oli lahendatud mingil kujul. Ja väga huvitav, sest et kui sa rääkisid sellest 150 tähendusega nagu gruppidest, siis mul juba siis tekkis see mõte. Ja see oli see delegeerimise võimalus, mis iseenesest ei ole radikaalselt erinev sellest, mis on täna, et ma ju ka tegelikult delegeerin oma otsustusõiguse kellegile. Et see on ju nagu selles mõttes samasugune ja ma olen absoluutselt nõus. Ma olen 100% nõus sellega, et mitte kellelgi ei ole aega, isegi kui see on tehtud nagu ülilihtsas Tinderi formaadis, et ma hääletan selle poolt, ma ei hääleta selle poolt. Enne und on siis siuke teen poliitikat natuke naisega kõrval, et ma olen sellega absoluutselt nõus. Aga seal on see küsimus või tähendab see asi, mida vähemalt Mikk rääkis mulle selle nii ilusasti ära, et Citizen OS oligi, see lahendus oli see, et sa saad delegeerida oma mingisuguse hääle või otsustusvõimaluse kellegile, kes sinu arust vastavas valdkonnas on sinust targem. Ja kui me oleme nendes 150 nii hästi nagu neid kõiki lihtsustada asju, kui me oleme nendes 150-stes nagu pesakestes, siis mingites küsimustes, need pesad on ju ka nagu erinevates kihtides, eks ju, on see seal elukoht või on see töö või on see lasteaed või mis iganes. Kuigi ma saan aru, et 150 on siuke absoluutnumber, aga ikkagi see vastavalt valdkonnale on mingisugused arvamusliidrid või sellised jube sõna influencerid, kes sellel on nagu negatiivne külg kindlasti, aga sellel on ju ka positiivne külg, et me ikkagi usaldame neid inimesi, kes on intelligentsed ja targad ja kellega me tahame nagu kaasa minna. Ehk siis need kogukonna teema või siis 150 inimeste teema, et sealt me hakkame loomulikult delegeerima oma seda usaldust, mingis mõttes võib-olla isegi mitte häält, vaid usaldust, et see inimene, kes on kas meil eestvedaja olnud ja keda me kõik tunneme, tema oskab meid esindada mingis kohas. Ja sealt see läheb niimoodi nagu edasi. Solved! Tõsi, aga neid teemasid on nii palju ja sa pead siis, kuidas sa veendud, et see inimene siis ikkagi, et sul on siis need 100 inimest, kellele sa kõigile 100 erinevat teemat delegeerid ja iga inimese puhul oled veendunud, et just tema on see, kuidas sa tead, et ta on pädev, sa pead ikkagi ka ennast kurssi viima. Ja. See kõik, ma olin ise juures nende delegeerimise nagu funktsioonide arendamisel ja nii. Aga
selles mõttes ma olen sinuga nõus, et ega see ei ole mingi tada kõik on nagu lahendus. Aga kui me võrdleme nagu tänapäeva süsteemiga, me ei räägi ju sellest, et kõik, mis täna on nagu halb. Ja see, kui me kirjeldame seda mingisugust hääle delegeerimist või siis on ta seal mingi fluid democracy või digidemocracy või mida iganes, siis see on ju olemasoleva süsteemi mingis mõttes päris suur, aga see jääb. Me samamoodi teadvustame ise endale, et me ei ole võimelised nagu kõik nagu ise tegema, et kes vaidleks, eks ju. Ja vahe, milles kõige suurem vahe, kas ma kõlan nagu mingi see üritan veenda siin milleski, ma üritan seda mitte teha igal juhul. Et üks asi, mis ma mäletan, mis meil Skype'is, mis me tegime, oli see tagasisidesüsteem, mille põhjal me siis saime mingisuguseid asju parandada, mingit süsteemi või protsesse, et mina konkreetselt, minu osakond oli, mis tegeles kõne kvaliteediga muuhulgas, siis Skype'i võrgust tavatelefoni võrku. Ja me kasutasime inimeste nagu feedbacki selleks, et väga kiiresti märgata, kus on probleemid ja neid nagu parandada. Ja selline delegeerimine või otsedemokraatia asi on sisuliselt see võib ju tähendada või seda võib tõlgendada kui seda, et sa tood feedbacki nagu kiiremini kohale, mitte sa ei oota seda, kui 4 aastat saab mööda ja siis sa saad uued loosungid ja siis sa ei tea, mis nagu edasi hakkab saama, vaid kui jällegi utoopilises maailmas eksperdid, kes said kokku ja arutasid ja pakkusid sulle lahendused, et kas sina ise või siis sinu usaldatud isik nagu võtab selle hinna nagu vastu, siis nagu erinevus on selles, et me ise võtsime selle vastu. See on nagu meie vastutus. Isegi kui me saame nagu vastu näppe, siis kas oli see nüüd see, et ma ei hääletanud või oli see nüüd see, et ma olengi loll ja siis ma nagu maksan seda hinda. Aga me ei saa ju rääkida sellest nagu et kõik, kes praegult neid otsuseid teevad, on nüüd kuidagi oluliselt targemad neid otsuseid vastu võtma. Ja see on täpselt samasugused inimesed tuleb kokku, et selle vahega, et neil on seal juures veel mingi poliitiline mingi kiht, ja siis mingi sõdimise omavahel, mingi siuke probleem. Neil tundub, et neil on mingi probleem. Jaa. Okei, viimast korda, ma räägin rohkem kui sina ja see häirib mind jubedalt tegelikult. Oli see, et üks asi, mis ma nagu ka märkasin, et kui ma tulin Skype'i, siis meil 40 inimest seal. Me saime mingisugused neid kiirnuudlisuppe, nii et see oli väga väike seltskond. Ja siis meid müüdi korra, me kasvasime, meid müüdi ühe korra, jälle müüdi, ja siis meil oli lõpus väga suure korporatsiooni osa. Ja sellest hetkest, kui meid müüdi maha, sellest hetkest, kui me mingis mõttes kaotasime selle oma hääle õiguses, sellest hetkest, kui me kaotasime võimaluse ise teha asju, mis väga tugevalt lõi sisse ja mis on minu jaoks siiamaani on täiesti uskumatu. Ja ma näen seda sama mustrit poliitikas on see, et common sense asemele tulid inimeste, poliitikute või juhtide isiklikud ambitsioonid ja mingisugused otsuseid ja kui me räägime lihtsalt tehnilistest lahendustest, nende vastuvõtmine või tagasilükkamine hakkas sõltuma sellest, mis on selle konkreetse inimese karjääri soov. Ja seda võiks nagu, mis seal ikka, aga see mõjutab ju minu elu, see mõjutab seda, kuidas meie kliendid seal nagu seda kõne kvaliteeti tajuma hakkavad ja see mõjutab seal pool, kus see Toompea on. See mõjutab selles mõttes, et see, kuidas nemad teevad neid otsuseid, hakkab mõjutama minu igapäevast elu. Ja mulle ei meeldi. Et nagu, kuidas siis niimoodi, et meie ei saa seda kuidagi osaleda. In a meaningful way. Jaa, siin jällegi mina
endiselt olen arvamusel, et me saame seda mõjutada. Ja sellel on nii palju erinevaid viise, millest me enamik ei kasuta peaaegu mitte ühtegi neist. Ja mitte, et mul oleks midagi vastu selliste eksperimentide osas, see oleks põnev ja nii saaks uurida jälle, et mis toimib, mis ei toimi. Aga minu jaoks demokraatia mingis mõttes on lihtsalt nagu informatsiooni töötlemise süsteemi üks osa. Kuidas nagu teadmine tekib, kujuneb, levib, süveneb, muutub ja kuidas selle teadmise põhjal nagu siis reaalsust mõjutada omakorda. Et see on lihtsalt üks osa sellest suurest süsteemist. Kuna ma olen väga pikka aega akadeemilises maailmas toimetanud, 12 aastat ülikoolis, siis seal saab nagu päris hästi selgeks see, kui aeglane on nagu teadmusloome. See, et me üldse midagi teame päriselt, et nii on. See võtab, ta jääb alatiseks falsifitseeritavaks, on ju, teadmine lükatakse mingi hetk ümber või ta täieneb. On uuritud, teadmissotsioloogia uurib seda, et kui kiiresti üldse näiteks kõige uuem teadmine nii-öelda ühiskonnas levima hakkab laialdaselt, millal see aktsepteeritakse nagu ortodoksiana. Enamasti täpselt siis, kui see tekib juba uus teadmine, mis selle ümber lükkab ja nii edasi. Meditsiini valdkonnas on uuritud seda, et meditsiiniõpikutesse, mille järgi tänapäeval arstid õpivad täna, seal sisaldub tegelikult umbes 16 aastat vana informatsioon, et see võtab umbes 16 aastat aega, et kõige uuem info jõuaks nii-öelda nendesse legacy süsteemidesse sisse nagu tõsi teadmisena. Ja minu jaoks poliitikaga ei ole nagu muud kui lihtsalt toimetamine teadmistega. Et mida me teame, mida me ei tea, mida me selle teadmise põhjal saame nagu otsustada, mõelda, arvata, teha. Ja see, kuidas me saame ise panustada sellesse teada saada, teadmist luua, seda levitada, inimesi nagu harida, arutleda. Neid tasandeid ja võimalusi on tegelikult väga palju. Miks ka on nagu demokraatia, tähendusliku demokraatia nagu lahutamatu osa nagu meediavabadus on just see, et on nii oluline osa sellest teadmusloomest ja teadmiste protsessist. Et kui see ära võtta, siis see muutub automaatselt tähendusetuks. Aga meedia on ka lihtsalt pealispind tegelikult. Seal all on nii palju kihte. Ja ma nagu ei saa olla nõus sellega, et meil ei ole võimalust seda mõjutada kuidagi. See, kuidas juba see mõjutab, kui sa loed ühe raamatu läbi, harid ennast mingil teemal päriselt ja inimesed tegelikult ei tee seda eriti. Et nad võivad võib küll olla nagu abstraktsel ja põhimõttelisel tasandil nagu morjendunud sellest, et me ei saa ise otsustada. Et see ei ole vale olla nagu häiritud sellest. Aga kui siis küsida, et okei, aga et on kas on mingi konkreetne teema, mille puhul sa tunned konkreetselt, et sina arvad täpselt vastupidi ja sa tead täiesti kindlalt, et sul on õigus ja sa oskad seda siis ka nagu väljendada, argumenteerida, kirjeldada, mis oleks alternatiiv, kuidas seda ellu viia. Et siis neid võimalusi, kellele seda infot nagu jagada, kus kohas seda jagada, kellega seda veel arutada, mida siis teha, et neid võimalusi on, tegelikult on päris palju nagu vabas ühiskonnas. Ja ma julgustaks inimesi rohkem mõtlema selle peale, et mis võimalused neil elus on selle jaoks juba olemas, mida nad ei kasuta. Et kuna ma olin küll nagu poliitikast hästi huvitatud ja poliitilistest protsessidest, siis ometi ma sattusin õppima avalikku haldust. Et on nagu natuke 2 erinevat maailma. Ja ma mingis mõttes olin väga rõõmus ja tänulik, et ma just sinna sattusin, sest et tegelikult hoopis avaliku halduse
osas toimub tohutult palju innovatsiooni riigi juhtimises ja asjadest mõtlemises ja nii edasi ja nõunikel on vahetevahel palju rohkem mõjuvõimu kui poliitikutel ja inimestel on tegelikult võimalus kaasa rääkida ka selles, mis ministeeriumides toimub, nagu arengukavade kokkupanemisel ja nii edasi. Sa võid minna ka näiteks oma erialaliiduga mingit asja ajama sinna ja nii edasi, et neid väikeseid selliseid nagu info kogumise, töötlemise, levitamise üksuseid ühiskonnas on palju erinevaid. Ja üksikinimesena võib-olla ongi keeruline natukene, aga siis otsi oma mingi selline grupp, kellega te ajate mingit asja. Ja siis kindlasti võib selguda selle töö käigus, et on mingisugused absurdsed ebaõiglused või mingisugused nagu mingisugused nüansid poliitilistes protsessides, mis ilmselgelt on kuidagi nagu ülearused ja ebavajalikud ja võib-olla kuidagi isegi pahatahtlikud, kes teab, aga siis oskad täpselt öelda, et vot siin on viga. Et mis ei tähenda, et ma oleks kuidagi nagu vastu sellele, kui keegi tuleb ja pakub, meil on selline digipakett Eesti digiriigile, et proovime midagi muud, et why not nagu põnev, aga see oleks ju ka täpselt see võimalus, mida sa kirjeldad, nagu proovida ja teha midagi. Jah, aga seni kuni sa nagu inimesena ise ei kasuta maksimaalselt neid võimalusi, mis sul on, seni on see nagu raisatud energia natukene, see nagu selle nii-öelda kõige pealmise ja mingis mõttes kõige tähendusetuma kihiga tegelemisel. Et see süsteem on nagu nii palju suurem tegelikult ja nii palju inimesi teeb iga päev tööd selle nimel, et see nagu et ma oleks targemad ühiskonnana iga päev. Et minul nagu sellesse küll usk on. Et aga räägi natuke sellest, mis sa nagu peale seda, kui Citizen OS nagu otsa sai, et sa oled nagu mitu korda vihjanud ka, et see nagu kogukonnad nagu, ma ei tea, töö kasvatamine, õpetamine või arendamine või lihtsalt rääkimine sellega, et kuidas sa seda teed või mis sa teed? Kogukonnatöö või? Näiteks või ütleme niimoodi, et ütleme need 150 inimest, et kuidas sina nendega suhtled või mis tüüpi, kui sa tegeled sellega üldse? Sest ma sain su jutust võib-olla natuke niimoodi aru, et sa loobusid või kasvasid välja sellest nii-öelda nagu Citizen OS-i teemast, või sa otsustasid, et sa tegeled rohkem selliselt kas kogukonna tasandil või rohkem nagu üksikute inimeste, ma ei tea, aitamisega, õpetamisega? Ütleme, et see ei ole nagu poliitiline projekt mul, et ma nüüd nagu ajan nagu kogukonna mingit rida või teemat, et rohkem isikliku elu ja autentselt elamise nagu suunitlus. Ja see on work in progress, kindlasti. Et ma olen ise ka kuidagi ümber õppimas tegelikult sellesse, sest et ma olen ka digiajastu laps ja harjunud nagu sellega, et see on selline nagu põhikiht, milles toimub nagu infovahetus ja suhtlus ja nii edasi. Et see tegelikult nõuab tohutut nagu sisemist ümberorienteerumist, et ma suunan selle energia nii-öelda üks-ühele suhtlusesse inimestega ja et ma ise initsieerin mingisuguseid keerulisi vestlusi või küsin inimeste siirast arvamust mingite asjade kohta või et ma nagu sukeldun sinna rohkem. Ja ma ka alles harjutan. See on nagu, see ei tule nagu loomulikult üldse. Võib-olla sellepärast, et ma olen eestlane. Ei tea. Aga harjutan. Muidu töö ja professionaalse arengu kontekstis ma tegelen psühholoogiaga, et õpin terapeudiks. Ja lihtsalt see on natukene
ka muude asjadega seotud. Et mul elu ei ole nagu nii lineaarne, et kõik asjad on hästi loogiliselt nagu omavahel nagu seoses ja jadas ja üks asi tuleneb teisest ainult, et lihtsalt isiklikus elus hästi keeruline periood olnud väga-väga pikka aega. Ja see on mind tõuganud nagu teatud teemadega tegelema, süvenema jälle. Ühel hetkel avastasin, et ma ei tea emotsioonidest, inimese nagu psühholoogilisest toimimisest mitte midagi, kaasa arvatud iseendast, ma ei saa absoluutselt aru. Ja siis ma otsustasin, ma teen selle endale selgeks. Ja siin ma siis nüüd olen. Järgmine teema. Aga ja pikas plaanis mu enda nagu kui ma mõtlen endast kui poliitilisest olendist või kodanikust, et siis mu soov edaspidi on panustada rohkem sellesse, et mul on mingi oma asi ajada, milles ma olen pädev, haritud, millesse ma usun, kus ma näen täpselt, mida oleks vaja muuta ja ma tegutsen selle nimel, et see üks asi saaks korda. Ja siis järgmine asi. Ja senikaua kõik muu, mul ei ole aega selle jaoks. Mul lihtsalt ei ole aega selle jaoks. Sorry. Et ma kuidagi olen võtnud natuke rohkem mingisuguse skalpelli lähenemise kui nagu kogu süsteemi muutmise tasandi enda jaoks. Nagu eksperdi, kasvamas ekspert. Jah, mille ekspert täpselt on nagu kujunemisel, aga mingis valdkonnas. Jah, mul nagu vaikselt selgineb, aga see on jah. Psühholoogia on ju ka nii meeletult suur, et see psühholoogia ja siis igaüks natuke mõistab seda iseenda, ma ei tea, kogemusest või igaüks saab sellest sõnast nagu väga erinevalt aru. See on nii, aga nagu see on alati jõudselt, psühholoogia muidugi eriti, et minu need ükskõik mis, kas terapeudi külastused või raamatud või ükskõik mis lugemine, minu isiklik nagu see on alati ennekõike iseendast aru saada ja siis sa võid hakata proovima võib-olla nagu midagi mõistma või et miks teised inimesed teevad ühte või teist, et selles mõttes oli täiesti jube oli. Ma just nägin väike lõik intervjuust selle, oli vist see Mark Andreesen või ma ei tea, kuidas täpselt tema nimi on, mingisugune investor. Kunagi ta oli Skype'i varajastest investorid, sellepärast ma tean nime, kui ma nüüd ei valetanud. Aga intervjuus tüüp ütles ausalt, et mul nagu introspektiiv kui selline mul täiesti puudub. Mul ei ole seda vaja. See on asi, mis segab mul nagu äri tegemist. Ja ma vaatasin päriselt, ma saan muidugi aru sellest, et niimoodi on ju ülihea mingisugust äri ajada, kui sul absoluutselt puudub mingisugune südametunnistus. Täiesti uskumatu. Ja need on inimesed, kes, see on minu probleem laiemalt, on see, et need inimesed, kes teevad neid otsuseid või juhivad seda teiste inimeste elu, olgu see seal mingisugune ettevõte või olgu see midagi muud. Et tihtipeale need on veits nagu psühhopaatiliste selliste kalluvustega, ma ei ütle psühhopaadid ja see aitab neil olla edukad, aga nagu tulemus veits nagu hirmus. Jah, see on jälle üks nendest nii-öelda paratamatustest vist, et seda on ka ju täiesti uuritud aju skännidega, et inimesed, kellel on suur võim, neil tekib reaalne ajukahjustus, et neil osa ajust läheb pimedaks täiesti, et lihtsalt kängub ära. See on nagu vastupidi, et need pääsevad võimule need, kellel on juba pime. Vot ma ei tea, kuidas... Ma arvan, et see nii palju, kui ma mäletan, siis see uuring ikkagi konkreetselt uuris nagu muutusi ajus. Okay. Aga kahtlemata see ilmselt on ka nagu teistpidi tõsi.
ja noh, siis on jälle küsimus, et kas saab luua sellist süsteemi, kus nagu kellegi kätte ei koondu nii palju võimu. Ja et siis on jällegi see, ma nagu ise jah, see kogukondades uskumine osaliselt on ka sellega seotud, et okei, see pealiskiht las olla, see nii-öelda võimu või vägivalla monopol on ju riigil, teatud asjade delegeerimine kõige kõrgemale tasandile, aga kõik, mida vähegi on võimalik sealt ära võtta ja delegeerida allapoole madalamatele tasanditele, seda tuleks teha, aga need tuleb välja nõuda. Et teil ei ole vaja seda otsustada, jätke see nagu meile, palun. See on vist see Šveitsi puhul on see täiesti vist päris nii vähe, kui ma sellest tean. Aga see pidigi olema üks asjadest, et nad väga palju otsustavad nagu lokaalsetel tasemetel. See riik teeb ainult vägivalda. Tegeleb vägivallaga. Kui kaua sul veel õppida on? Või kas sa nagu õpid kuskil ülikoolis või see on selline õppimine 2 korda või tähendab 2 raamatut nädalas? Seda niikuinii. Aga jah, kuna ma ikkagi 12 aastat veetsin ülikoolis, siis ma ühel hetkel otsustasin, et ma enam sinna tagasi ei lähe. Nüüd ma võib-olla olen murdmas oma sõna ikkagi. Aga ma õpin nii-öelda jätkuhariduses või erinevaid variante on ju, et ühes erakoolis ja siis USA-s nagu kaugõppe vormis ühes programmis. Sealt saad mingi diplomi ka või? Mingid sertifikaadid saab, jah. Digitaalsed või paberil? Ma ei tea. Saab näha. Lahe. Kas mingisugust asja kui ma kutsusin sind või kui me arutasime seda võimalust, et me räägime, kas midagi sellest, mida me praegu rääkisime või õigemini, et see, mida sa kujutasid ette, et kas midagi ei rääkimata? Ma ei teagi. Niikuinii tunni aja pärast on läbi, see ka, see näide tuli meelde. Kuidas neid nimetatakse, kuidas tuleb meelde, kuidas 5 aastat tagasi keegi nagu küsis midagi ja siis 5 aastat hiljem seda, see oli ju see küsimus. Jaa. Ei teagi, jah. Hästi naljakas on olla, enda pole vist reaalselt mingi 7 aastat nagu rääkinud nendel teemadel. No ma ei tea, mul oli igatahes väga huvitav. Ma arvan, et minu selline nagu põhiküsimus, mis mul oli, miks mul oli eriti huvitav sind kutsuda ja kuulda, oli see, et kui inimene millegagi tegeleb aktiivselt ja siis sellise hariduskäiguga ja siis ta otsustab, et ta enam ei taha sellega tegeleda, et siis on minu jaoks on nagu see on nagu kõige väärtuslikum koht on, et sa said midagi teada, mida sa ennem ei teadnud, mis muutis sinu suhtumist ühel või teisel kombel. Ja mulle ei tundu praegu tegelikult, et see sul nagu väga muutus, või pigem ta evolutsioneerus natuke. Et ma saan täiesti aru. Ma arvan, et ta ei ole nagu vastuolus isegi selle otsedemokraatia teemaga kui sellisega, vaid pigem see on üks viis seda teha. Minu meelest. Võib-olla ma jälle idealiseerin, mis on nagu kuidagi omamoodi aru, aga mulle tundub, et nad ei ole oma vahel nagu vastuolus. Jah, võib-olla ma enam ei mõtle sellest kui otsedemokraatiast, vaid kui isiklikust demokraatiast. Et mingid asjad, mis on mulle isiklikult olulised, mida ma isiklikult näen, et saab või tohib, peaks muutma, et siis ma isiklikult võtan vastutuse, et seda proovida teha kuidagi. See on niisugune nii ilus koht, millega lõpetada. Et seda võiks igaühel meist olla, et me lihtsalt võtame ja teeme paremaks.
aitäh sulle. Ja aitäh kutsumast.